Nii, alustame siis sellega, et teen kiire kokkuvõtte taotlusvoorust, mis meil siis nüüd on kenasti juba lõppenud ja räägin ka õpirände tegevustest, mis on nende erisused, mida silmas pidada ja mitte mida teha. 2025. aastal siis esitati meile 122 lühiajalist õpirände projekti taotlust. Summa oli üle 4 miljoni. Me saime selle raha eest toetada 74 taotlust ja nagu näete, siis soovid olid suuremad, kui meie võimalused olid. 18 taotlust ületas lävendi, kuid jäid praegu varunimekirja, siis nende jaoks lihtsalt raha ei jätkunud. Ja 28 taotlust ei ületanud siis kvaliteedi mõttes rääkides lävendit ning 2 puhul oli siis tehnilised küsimused. Ja akrediteeritud haridusasutuste eelarvel siis oli natuke üle 2,5 miljoni. Ja selle aasta parim taotlus oli meil siis Tartu Forseliuse kooli poolt tehtud, sai 98 punkti. Palju õnne, väga-väga kõrge tulemus. Ja keskmine siis hinne taotlusel oli üle lävendi ületanud taotlustel oli siis 76 punkti. Nii. Ja lähme siis kohe õpirände tegevustesse, sest et jah, neid on palju ja nendega tahakski pikemalt ja süvitsi rääkida nendest, sest et see on see Erasmuse projektide sisu ja tuum. Mis on siis need tegevused, mida te saate teha? Et siin on meil väike ülevaade, et tegevused jaotuvad põhimõtteliselt 3. Haridustöötajate õpiränne, siin puhul alati meeles pidada, et need on alati individuaalsed, et kõik siin tulbas olevad tegevused on alati individuaalsed. Isegi kui te lähete näiteks 3 ühte kohta ühel ajal, siis tegemist on 3 individuaalse õpirändega. Keskmine kollane tulp on siis õppijate õpiränne, mis jaguneb siis meil suures pildis 2. individuaalne õpiränne ja rühmaviisiline õpiränne. Ja räägin järgmistel slaididel nende 2 vahest. Ja 3. tulbas on meil siis muud toetavad tegevused, ettevalmistavad kohtumised, kutsutud väliseksperdid ja siis ka õpetajate praktikantide vastuvõtmine. Ja alustame siis haridustöötajate õpirändest. Töövarjutamine on ära vajunud, aga asja nimi on ikkagi töövarjutamine, mis on välismaa kolleegi töö jälgimine, üks-ühelt õppimine. Ehk siis te lähete õpirände käigus partnerkooli ja jälgite enda välismaa kolleegi tööd, kuidas ta seda teeb. Ja see on sisuline õppimine, mitte kooliga tutvumine. Tähtis on siin see, et töövarjutamise miinimumkestus on 2 päeva. Ehk siis te ei saa minna 1 päevaks, vaid te peate olema ühes koolis 2 päeva ja siis seesama vastuvõttav partner peab teile selle eest väljastama siis vastava tõendusdokumendi. Meie enda igapäevatöös näeme tavaliselt töövarjutamine kestab seal 4-5 päeva, mis on optimaalne, sest et ka toetusajad ise on öelnud, et mida kauem kohapeal olla, seda paremini jõuab nende tähtsate ja jõuab sisulisemate küsimusteni ja saab ka neid raskuskohti arutada, et võib-olla see 2-päevane on selline tutvumine ja sellest võib mõnikord natuke isegi väheks jääda. 4-5 päeva on siuke tavapärane. Ja töövarjutamine on toetuse saajate enda sõnul väga efektiivne ning see on üks populaarsemaid tegevusi meie toetuse saajate poolt. Töövarjutamise tõendusmaterjaliks on siis Europassi õpirändetunnistus või osalemise tunnistus. Olen siin ka toonud punaselt välja, mis ei ole töövarjutamine, lihtsalt et üle rõhutada. Et nagu ma ütlesin, see ei ole õppevisiit haridusasutustega tutvumiseks. Ühel päevalgi on ühes kohas, teisel päeval teises kohas. See ei ole see, mida on mõeldud programmijuhendis töövarjutamise all. Ja töövarjutamine
ei saa olla ka selliselt läbi viidud, et te lähete suure kambaga välisriiki ja tutvute mõne riigi haridussüsteemiga. Et sellisel juhul tuleb ikkagi jaguneda väiksemateks rühmadeks ja konkreetset kolleegi sisuliselt töövarjutada. Et just ja alati, kui on küsimusi täpselt, kas meie planeeritud tegevus on õigesti läbi viidud töövarjutamine, mitte alati küsida üle. Aga tuleb lähtuda programmi juhendist ja teha seda, mida ette on öeldud. Nii, järgmine on õpetamine välisriigis. Et sellel tegevuse puhul tuleb tähelepanu pöörata, et õpetate partnerkooli õpilasi, eeldab see head keeleoskust ning siin tasub ka mõelda, et kui te seda tegevust teete, et võib-olla võtta ka partnerkooli poolt siis õpetaja vastu, eriti kui räägime pikaajalisest õpirändest. Ja samamoodi tõendusmaterjaliks Europassi õpirändetunnistus või osalemise tunnistus. Peame ütlema, et seda õpirändetegevust väga tihti ei tehta, aga võimalus on olemas, nii et saate tulevikus kaaluda. Järgmine tegevus, mis puudutab haridustöötajate õpirändeid, on siis kursustel ja koolitustel osalemine. Siin on natukene infot rohkem, sest koolituste puhul on konkreetsemad reeglid tulnud juurde. Kindlasti jälgida, et koolitaja oleks kvalifitseeritud. Sellel koolitusel peab olema juba valmis tehtud programm, kindlaks määratud programm. Kindlasti tasuks kohe meie poole pöörduda, kui teile pakutakse spetsiaalselt teile tehtud sisu, et see võib viidata sellele, et tegemist ei ole avatud registreerimise kursusega, et see võib minna vastuollu reeglitega. Kursused peavad olema rahvusvahelised, ehk seal peab olema osalejad vähemalt 2 riigist. Ja kõik kursused, mis te valite, peavad olema seotud teie projekti eesmärgiga, akrediteeringu puhul siis Erasmuse plaaniga. Tihtipeale juhtub niimoodi, et kui te kirjutate taotlust, siis teil on valitud välja mingi kursus, kuhu te sooviksite minna, kuid arusaadavalt on taotluse kirjutamise aeg taotluse kirjutamise ja rahastusotsuse saamise ja kursusele mineku vahe päris pikk ja võib juhtuda, et kursuse korraldaja tühistab mõne kursuse või jätab või te ei saa sinna kohti ja siis teil on vaid uus kursus. Sellisel juhul kindlasti pange tähele, et mida te olete enda taotluses lubanud teha, mis on need eesmärgid seal. Et kui te olete ikka plaaninud ja teinud taotluse näiteks seoses õuesõppega, siis ei ole teil asjakohane valida uueks kursuseks mingi jooga või mingi selline kursus, mis ei ole absoluutselt teie eesmärkidega seotud. Et iga sellise muudatuse puhul tuleb alati vaadata, et see oleks ikka täidaks sama eesmärki. Ja väga oluline on jätta meelde, et sama kursuse ühel sessioonil tohib osaleda kuni 3 haridustöötajat samast asutusest. Ehk siis te ei saa saata ühele kursusele 4 enda kooli või lasteaiatöötajat. Juhtub lihtsalt see, et kui te esitate lõpparuande ja sellisel kujul, siis võetakse see üks õpiränne saab maha, sellest peate raha tagasi andma. Et kindlasti seda reeglit järgida, need reeglid on väga karmid, aga neid ei ole palju, et me olemegi siia slaidile need pannud. Kursuse pikkus on maksimaalselt 10 päeva, ehk siis te ei saa valida kursust, mis kestab 20 päeva. Te teate, et Erasmuse programmis saate raha ainult 10-päevase kursuse jaoks. Et õnneks on nii, et nii palju, kui ma ise olen kursuse kataloogis või kursuspakkusi vaadanud, siis nad üldiselt arvestavad Erasmuse reeglid, aga igal juhul tuleb olla tähelepanelik, et ei oleks pikem. Ja alates sellest aastast on siis pandud piirang kursuste kogusumma peale, ehk siis
kui te hakkate mingeid tegevusi enda nii-öelda projektis muutma, ehk siis näiteks teil tahate töövarjutuse asemel teha kursusi, siis te peate kindlasti võtma meiega ühendust, et vaatama, et ei muutuks kursuste kogusumma suuremaks kui lepingus, kui programmi juhend lähtestab, sest et see tähendab jällegi seda, et lõpparuande faasis siis või pärast lõpparuande esitamist siis loetakse mingi tegevus mittesobivaks ja peab raha tagasi andma. Ja sellest aastast on ka selline reegel, et kursuse korraldaja peab korraldama kursust selles riigis, kus ta ettevõte on registreeritud. See tähendab seda, et te ei saa minna Itaalias toimuvale kursusele, mida korraldab Soomes registreeritud ettevõte. Ja seda saab küsida otse kursuse korraldajat, et olla kindel, et on õige kursus. Et see on sihuke uus reegel, kõik harjume sellega, aga seda peab kindlasti meeles pidama. Ja kursuse ja koolituste tõendusmaterjaliks on jällegi Europassi õpirände tunnistus või osalemise tunnistus. Ja meil on tulnud aeg-ajalt ka küsimused selle kohta, et kas konverentsil on lubatud osaleda. Et siin kindlasti jätta meelde, et passiivsel konverentsil osalemine ei ole abikelblik. Ehk siis, kui teil on üritus, kus kõik inimesed istuvad saalis, kuulavad esinejaid, siis see ei ole sobilik tegevus, mida Erasmus+ finantseerib. Et tegemist peab olema kursuste stiilis üritusega, kus toimuvad aktiivsed töötoad, rahvusvaheline võrgustumine, et selline saab olla tegevus, mida me aktsepteerime. Jah. Ja see ka just me paneme ühe infose juurde, et üks inimene tohib ühe lepingu raames üks kord käia kursusel. Et see nüüd on siit välja jäänud kahjuks. Kui me saadame teile materjalid, siis me paneme selle juurde. Ehk siis, kui teil on nüüd 2025. aasta leping, siis te teate, et üks inimene ei saa mitu korda kursusel käia, vaid ainult üks kord. Nii, ja jõuamegi õppijate õpirännete juurde. Nagu ma alguses ka ütlesin, siis jagunevad need sisuliselt kaheks. Ehk siis õppijate puhul me räägime individuaalsest õpirändest ja rühmaviisilisest õpirändest. Ja individuaalne õpiränne jaguneb omakorda siis lühiajaliseks ehk siis 10–29 päeva ja pikaajaline ehk siis alates 30 päevast kuni 365 päevani. Just. Siin on hästi tähtis teha nüüd vahet, mis on individuaalse ja rühmaviisilise õpirände sisu. Ma olen need siin ka Boltis välja toonud, ehk siis õppijate individuaalse õpirände puhul osaleb õppija partnerkooli õppetöös ja tal on individuaalne õppeprogramm. Ja selle miinimumkestus on 10 päeva. Erandiks on siis nüüd vähemate võimalustega osalejad, kelle puhul on siis õigustatud teha see miinimumkestus või see kestus siis lühemaks. Ja alaealistel võib olla siis saatja kaasas, kas siis osaliseks või terveks kestuseks, oleneb nüüd, kas on vähemate võimalustega või mitte. Just. Ja õpilaste individuaalseks õpirändeks on meil olemas koduleheküljel ka õpirände korraldamise käsiraamat. Ja sellest käsiraamatus leiab ka lehekülg 14, see vist oli üks lehekülg info selle kohta, et on võimalik teha ka õpilaste üldoskuste praktikat, mida me minu teada ei ole tehtud, eks ole. Just. Pikaajaline õpiränne, nagu ma mainisin, algab siis 30 päevast ja võib siis kesta kuni 365 päeva. Ja selle puhul on kohustus korraldada ettevalmistav koolitus
ja seda peab dokumenteerida, et me saaksime selle toimumist, et te saaksite selle toimumist tõestada. Individuaalse õpirände puhul täidab iga õpilane või iga õppija, kes käib haldus- ja aruandluskeskkonnas, tagasiside küsimustikku. Juhin tähelepanu ka, et kui te näete, mul on siin kirjas BM, et see on meil endal käibeolev lühend. BM tähendab beneficiary module, mis ongi meie haldus- ja aruandluskeskkond. Et lihtsalt, kui te seda näete, siis teate, et see on keskkond, kuhu osa teist on juba jõudnud, kes on varasemalt kokku puutunud Erasmusega, osad hakkavad sellega siis alles toimetama. Individuaalse õpirände puhul on vajalik õppeleping ja toetuse kasutamise leping ning tõendusmaterjaliks on õpirändetunnistus, Europassi oma või osalemise tunnistus. Nii, nüüd kui me jõuame rühmavõise õpirände juurde, siis tuleb siin saab kohe näha seda erisust. Ehk siis esimene punkt on see, et kui individuaalse õpirände puhul osales õpilane õppetöös, siis rühmavõise õpirände puhul osaleb rühm õpilasi ehk miinimum kaks õppijat koos vastuvõtva kooli õpilastega ühises temaatilises õppetegevuses, mis on töötatud välja siis kahe partnerkooli saatja ja vastuvõtva kooli õpetajate koostöös. Ehk siis kaks õpetajat, nii saatev kui siis vastuvõttev kool lepivad kokku mingi teema või mingisuguse nii-öelda miniprojekti, mille raames siis kahe kooli õpilased saavad kokku ja siis teevad ühiseid õppimisi. Sellega peab arvestama, et ka see kool, kuhu te lähete, need õpilased ei saa samal ajal arvatavasti osaleda tavapärases õppetöös, vaid on koos saatva kooli õpilastega ja teevad koos asju. Et siin on, see ongi see põhiline erisus individuaalse ja rühmalise õpirände puhul. Et meil on mõnikord küsitud, et kas rühmaviise õpirände puhul saab osaleda tundides ka. Jah, mingi väike osa sellest võib olla ka nii-öelda kogemuse pakkumise mõttes, et õppijad osalevad õppetöös, aga selle põhifookus peab olema ikkagi ühisel kindlal teemal toimetamises. Hästi tähtis on siis see saatjate pool ka, et rühmaviisel õpirändel on üks peamine saatja, õpetaja, kes siis paneb selle nii-öelda, kes siis viib nii-öelda vastuvõtusse koolis siis koos teise õpetajaga neid õppetegevusi läbi. Ja see tähendab, et peamine saatja või see saateõpetaja ei saa samal ajal osaleda töövarjutamisel. Et tihtipeale mõeldakse küll, et kui ma juba nende õpilastega lähen sinna välisriiki, et ma siis samal ajal teen ka töövarjutamist, aga see ei ole võimalik, sellepärast et see õpetaja peab osalema koos õpilastega õppetöös. Et selle vastu aeg-ajalt eksitakse, et kindlasti, kui tekib küsimusi, võtke pigem meiega ühendust. Ja kõik rahastavad õpirändepäevad peavad sisaldama ühiseid õppimistegevusi. Kui te näiteks soovite minna konkreetse temaatikaga seotud muuseumisse või teha mingit õuesõppe, mingit käike, siis seal peab kindlasti meelde jätma, tähelepanu pöörama sellele, et see oleks seotud selle teemaga, mis te olete kokku leppinud õppeprogrammis ja et nendest tegevustest võtaksid osa ka vastuvõtva kooli õpilased. Ei saa olla niimoodi, et 2 esimest päeva tehakse koostööd ja siis 3., 4. päev teie kooli õpilased lähevad üksinda nii-öelda oma rühmakesega kuskile muuseumisse või teevad linnaekskursiooni. See ei ole Erasmuse poolt rahastatud. See peab olema seotud teemaga ja teised õpilased peavad ka osalema seal. Siis on kõik reeglitele vastav. Ja tõendusmaterjaliks on siin siis õppeprogramm ja juba kohe, kui te hakkate tegevusi, kui te juba teete tegevusi, peate silmas pidama, et teil on hiljem vaja esitada ka lisaks enda õppijate nimekirjale ka nende õpilaste nimekiri, kes osales vastuvõtvast koolist tegevustes ja sealt saate õpetajaga. Ehk siis meil on olnud küll muresid, et tegevus on juba läbi, hakatakse lõpparunet tegema ja siis mõeldakse, et enam ei ole alles seda nimekirja, kes olid need õpilased, õpetajad, kes vastuvõtvast koolist osalevad, need on vaja kohe võtta. Ja tagasisida rühmaviise õpirände puhul
esitab siis seesama peamine saatja. Et siis üks tagasiside raport terve rühmaviisise õpirände kohta. Siin tasub tähelepanu pöörata selle tegevuse puhul, et õppijad ei tohi osaleda kursustel. Et meil on olnud ka üks juhtumeid, kus seda on tehtud, kas siis teadmatusest nii-öelda, loodan, et mitte meelega. Et õppijad saavad tõesti teha koostööd teiste lastega, aga õppijad ei saa minna välja siis juba reklaamitud kursusele või mingi õppeprogrammi, kus ei ole teisi lapsi. Ja ainult ekskursioonipäeva, nagu ma ütlesin, ei saa katta Erasmuse rahastusest. Kui teil on soov teha 4 päeva kohapeal koos teiste õppijatega koostööd ja viimasel päeval võtta ainult ekskursioonipäev, siis tuleb see viimane päev teil ise enda kooli rahastusest leida. Väga palju infot, aga õnneks jäävad need slaidid teile alles, et siis saate ette võtta ja alati küsida, kui mingi mure on või ei saa täpselt aru hiljem meie käest. Muud tegevused, et lisaks siis õpirändele ja haridustöötaja õpirändele on meil ka 3 muud tegevust, mis toetab. Ja selleks on siis kutsutud väliseksperdid, mille puhul tuleb panna tähele, et väliseksperdid saavad koolitada teie asutuse töötajaid ja töötasu Erasmuse programmist ette nähtud pole. See tuleb siis teil ise välja käia ja tuleb koostada eksperdile õppeprogramm, mida siis teie töötajatele pakutakse. Et meil on olnud varasematel aastatel üks juhtum, kus üks kool kutsus välisekspert ja siis oli kutsutud ka naaberkool külla saama sellest osa, et seda töötasu siis jagada mitme kooli vahel, mida siis eksperdile makstakse. Veel on võimalik õpetaja praktikanti võõrustada, et selle kohta, kuidas leida praktikante, on mul olemas ka siin üks kasulik lehekülg. Ja veel on päris kenasti kasutatavad ettevalmistavad kohtumised. Neid siis kasutatakse peamiselt õppijate õpirannete ettevalmistamiseks, mõnikord ka tööharjutamise puhul. See on siis hea meede või hea võimalus selle jaoks, kui te soovite õpilastega, näiteks õppijatega minna õpirändele, leiate uue partneri, kuid pole päris kindel, kas see kool on sobiv õppijate vastuvõtmiseks. Siis on teil võimalik minna kuni 3 osalejaga partneri juurde ettevalmistava kohtumise raames ja siis teha kohapeal kokkulepped, vaadata üle, kas tingimused teie õpilaste vastuvõtmiseks on sobilikud. Ja selle tõendamiseks siis soovime päevakorda, külastavate isikute nimesid. Me alati muidugi soovitame võimalusel ettevalmistavad kohtumised teha veebis, aga alati, kui on tunne võib-olla ka esmakordsel tegijal, et soov on ikkagi teada saada, kuhu me lähme enne, kui me enda õpilased kaasa võtame. Või kui tahate kindlust, et töövarjutamine toimuks sisuliselt ja sisutihelt õiges kohas ja kõik partner on samal lainel teiega, siis on võimalik seda ettevalmistavat kohtumist kasutada ja seda siis pidi ka taotluses juba valima ja selgitama ka. Ja panin ka ühe slaidi selle osas, et see on küll üldine info, aga kuidas siis viia neid õpirändeid edukalt ellu. Et meie soovitame kindlasti jälgida kvaliteedistandardeid, et need on olemas meie koduleheküljel. Minu kolleeg Merike viib teid korraks hiljem rännakule meie koduleheküljele loodetavasti, et siis ta näitab ka, kus on see nupp olemas, kus nad kiiresti leiab. Kindlasti tuleks enne projekti elluviimist koordinaatoril sellega tutvuda, et seal on olemas aluspõhimõtted ja kõik muu oluline info, mis kindlasti aitab kaasa sellele, et õpiränded oleksid võimalikult kasulikud ja õigesti ellu viidud. Ja
te olete saanud kõik enda taotlustele põhjaliku ekspertide hinnangu. Räägime siis praegu lühiajaliste õpirände projektide taotlustest. Et soovitan lugeda see ükskord veel üle ja vaadata, mida eksperdid on soovitanud. Et tihtipeale mulle veel võib-olla tundub, et need eksperdi soovitusi võetakse arvesse kui sellest vaatevinklist, et kuidas järgmine kord taotlust paremaks teha, aga tegelikult annavad eksperdid head infot selle kohta, kuidas neid õpirände tegevusi hästi ellu viia. Ehk siis näiteks, kui teil on soovitus ekspertide poolt mõelda läbi kaasamise protseduurid, et kuidas kaasata vähemate võimalustega osalejad või antakse mingi soovitus, kuidas õpiväljundeid hinnata paremini või mis iganes, et siis võtke neid soovitusi arvesse, sest et te saate nende abil neid muudatusi arvesse võttes teha juba enda õpirände tegevusi paremini. Ja kui te olete oma tegevused ellu viinud, siis teil tuleb esitada meil lõpparuanne ja oleks tegelikult väga tore ju lugeda lõpparuandest jälle meie ekspertidel, et te olete nende soovitusi arvesse võtnud ja teinud oma taotluses planeeritud tegevusi veel paremini ellu. Et meil on küll väga häid näiteid endal, mida me oleme näinud ja lugenud, kus võib-olla sihuke, kus toetusajad on võtnud kõiki neid soovitusi arvesse ja võib-olla sihukene 78-punktine taotlus osutub hiljem lõpparuande 100 punkti lõpparuande vääriliseks. Et tasub neid lugeda veel kord. Panin ka siia selle väikse märkuse, mida minult on mõnikord küsitud, et selgituse mõttes, et te teaksite, et õpirände tegevused peavad jääma projekti kestuse sisse. Ehk siis, kui teil on projekti algus- ja lõpukuupäev, siis te ei saa tegevusi teha natuke enne seda või natuke pärast seda, et kõik tegevused, et nad oleksid vastaksid reeglite, peavad jääma selle aja sisse. Ja kui teil tekib mis iganes küsimusi, siis esimene aste oleks siis, et te võtate programmi juhendi, mis loodetavasti on teil kuskil käepärast olemas, vaatate, kas te leiate küsimuse sealt ja siis on teil muidugi võimalik võtta meiega ühendust, et igal projektil on agentuuris enda kontakt, otsuskirjas oli kirjas, kes on teie kontakt ja vastame hea meelega teie küsimustele, et alati pigem küsige ja ärge jätke enda küsimust kuskile nii-öelda vedelema, sest et need koolid ja need lasteaed või üldse need haridusasutused, kes meiega on tihedas kontaktis, küsivad üle. Nende puhul me näeme, et on väiksem tõenäosus, et lõpparuande menetlemise käigus selgub, et mingi tegevus on täiesti valesti tehtud või on reeglitest valesti aru saadud, et tagantjärgi on sellised keerukaid juhtumeid väga raske lahendada, et pigem hoida jooksvalt käsi pulsil ja kui ei saa aru, siis küsida meie käest. Ja mul oli ka pandud see sisse selle haldusaruandluse kohta märge, kuigi ma saan aru, et päris paljud teist ei ole kunagi haldus- ja aruandluskeskkonnas veel käinud. Aga kui teil tuleb teavitus, et te saate sinna sisse, siis jätke lihtsalt see info endal kuskil kõrva taha, et kõik õpirände tegevused tuleks kanda sisse enne nende algust. See annab teile võimaluse juba planeerida eelarvet ja juba näha, kui palju mingi tegevuse jaoks need eelarvet on ja lisaks, kuna nüüd on ka nüüd on ka dokumentide loomine haldus- ja aruandluskeskkonnas, siis on ülivajalik, et te saaksite õiged dokumendid selle info põhjal luua. Just. Ma nüüd annaksingi sõna enda kolleegile Merikesele, kes räägib siis toetavatest organisatsioonidest, lepingutest ja muust olulisest. Vahetame kiiresti kohad. Tere, mina olen Merike Talli. Pärast näitan pilti ka
Merike Sanglepast, kes on osade, kuigi jah, siin vist väga ei ole neid kontakte seekord, aga et pärast näitame kõigi tiimiliikmete pilte ja kontakte, et te viiksite näod ja nimed kokku. Räägin siis veel olulistest asjadest, lepingutest osalejatega ja ka muudest osalejatega seotud asjadest, toetavatest organisatsioonidest ja ongi, et siit ja sealt me saame aru, et see infotulv on tõesti väga suur, aga võtkegi seda materjali nagu sellisena neid ettekandeid, millest me teile PDF-id saadame, et neid kasutada nagu pidevalt projekti jooksul ja tulla nendeni jälle tagasi, kui teile mingi aspekt sellest aktuaalseks muutub. Tore kolleegi, kasutasin osaliselt kolleegi koostatud slaidi ja seda me tõesti tahame kõigile projektijuhtidele, Erasmuse koordinaatoritele südamele panna, et tõesti, et projektijuht, projekti koordinaator peab teadma, kus asub toetuse kasutamise leping ja ta peab teadma olulisi punkte sealt, peab teadma, mis selle sisu on. Ja oluline on tõesti pöörduda, me küll ka saadame edasi, aga meil on nagu tööjaotus tehtud, et igal meie tiimiliikmel on mingi arv lepinguid ja ta tegelebki nendega. See on esiteks tööjaotuse mõttes mõistlik ja teiseks on ka see, et kui on pidev kontakt sama asutusega, siis saab palju paremini aidata ja on juba teada, mis see eellugu on ja selline järjepidev suhtlemine on mõlemale poolele väga kasulik. Nii et pöörduge ikka eelistatult oma kontaktisiku poole, kui me oleme puhkusel või mis iganes, et siis see info tuleb juba meie kontorist väljasoleku teateks ja vahest tõepoolest, et me saadame, et kuna me kõik tegeleme üldhariduse valdkonna lepingutega, siis me tõesti vahest saadab üks inimene välja näiteks mingi kutse sellele, et me ei hakka seda kutset jagama erinevate inimeste vahel, aga sisulised küsimused projektide kohta te ikkagi küsite oma kontaktisikult, mitte ei võta viimast kirja, mis te olete agentuurilt saanud ja ei saada oma küsimust sinna. Ja olulistest muudatustest teavitage kirjalikult, et teie ei saa ise muuta näiteks allkirja õiguslikku isikut selles haldus- ja aruandluskeskkonnast beneficiary module, millest te siin olete mitu korda vihjamisi kuulnud, aga millest siis osad ei tea veel midagi. Ja te viitate projekti numbrile, sest mõnel koolil on ju, vahest peame aimama või siis küsima, et mõnel koolil on ju siin ja seal on mõni noorteprojekt, on mõni koostööprojekt, on see projekt ja kui kirjutakse ka ühe lauseline küsimus, siis vahest ei tule üldse välja, kas tegemist on õige asjaga. Osalejatega lepingud. Nagu te saite siin aru küsimustest ja chatist, et mingeid asju saab sealt samast halduskeskkonnast teha, aga on selline, et Euroopa Komisjon on ette näinud, et rahalised suhted tuleb ära reguleerida selle osaleja ja saatva organisatsiooni vahel. Tegelikult on nii, et üldhariduse valdkonnas, kui tegemist on töötajaga, koolitöötajaga, lasteaiatöötajaga, siis tegelikult enamikul juhul seda rahaliste suhete reguleerimist nagu eraldi lepinguga teha ei tule, sest me usaldame seda, et see lähetusse saatmine, ametlik lähetusse saatmine juba ongi see. Aga meil on, kui on näiteks õpilaste individuaalsed õpiränded, mida on küll vähe, ja on ka neid MTÜ-sid, koolide ja aineühenduste
kus tegemist on liikmetega, mitte selle organisatsiooni töötajatega, siis nendega tuleb sõlmida leping. Ja see on meie kodulehel olemas. Ma hiljem tulen selle lehe juurde tagasi, et kus need lepingu vormid on. Ja tuleb sisuline enne töö varjutamist, tuleb sõlmida ja ka õpilaste individuaalsete õpirännete puhul tuleb sõlmida sisuline õppeleping. Et kus te lepite kokku, mida hakkavad need indiviidid seal siis vastuvõtukohas tegema. Et see peab olema enne sõlmitud. Ja rühmaviisilise õpirände puhul, mis nagu te saite aru, et see rühmaviisiline on ainult õpilaste tegevus, sellel on rühmaviisilise õpirände programm. Aga kõik muud tegevused omavad individuaalset õppelepingut. Ma tõin ära ka siin selle beneficiary module'i lingi. Te saate, et ärge ehmuge, ma tean, et tuleb väga palju selliseid spämmikirju ja asju, et kui te saate ingliskeelse kirja, siis seal võib tegelikult peituda teie link juurdepääsuga beneficiary module'isse. Ja sellel on ilusti nagu juhend täitsa olemas. Küll inglise keeles seal on videod, seal on kõik asjad olemas, et kuidas seda täita. Paneme südamele, et see avaneb teile, beneficiary module, loodetavasti avaneb ütleme, kui leping on mõlemapoolselt sõlmitud agentuuri ja toetuse saaja vahel, siis peaks nagu üsna kohe sellele järgnema see viide beneficiary module'ile ja saab hakata, et kui teil on siin suvekursused ja asjad, siis peaks need jooksvalt, et teil on isegi lepingus punkt, et täitke kord kuus, aga no ühesõnaga jooksvalt mõeldud on seda, mitte et projekt lõpeb ära ja siis te avastate, et on vaja hakata täitma. Ja siia ma panin lihtsalt spikri sellele, et kuidas neid dokumente, neid Europassi ja õppelepinguid ja õpirändetunnistusi luua. See on nagu hiljem vaatamise spikriks, et kui te ei ole nagu seal käinud, siis ma lihtsalt siin on ka üks ekraanipilt sellest, et kes seal on rohkem käinud, nende jaoks võib-olla see koht. Et need on pigem need 2 slaidi on hiljem kasutamiseks, jooksvalt kasutamiseks, siis kui te hakkate beneficiary module'it täitma, aga mõnel võib see juba seista ees siin juunikuu jooksul, kui minnakse veel suvel kursustele. Et siis te saate selle spikri siit ette võtta, aga kõigepealt tuleb õpiränne sisse kanda ja siis tekib see nupp, kust saab neid dokumente, et tuleb õpiränduri andmed nii-öelda ära täita ja siis liikuda edasi sellele. Just nimelt, et miks on oluline seda beneficiary module'isse need õpirände andmed kohe panna, on sellepärast, just, et te saate, kui teil midagi muutub õpirände andmetes, siis te saate näha, mis selle õpirände siis muutunud summa on ja samuti peale õpirännet kohe saab osaleja küsimustikule lingi. Et igalt osalejalt me ootame tagasisidet. Rühmaviisilise õpirände puhul annab see peamine saatja, kelle andmed sinna sisestatakse ja meie kodulehel on selle tagasiside ankeedi näidis, mõlemad nii rühma kui individuaalse puhul ja ka juhend, et kuidas seda siis eestikeelseks panna. Palun täita see eesti keeles, kui teil ei ole just inglise keel nagu super hea ja millegipärast ei eelista seda, aga pigem kasutage ankeeti eesti keeles, täitke eesti keeles. Ja tõesti on võimalus, et arvestage, et tõesti, et see iga osaleja saab vähemalt tavaliselt paar tuhat eurot kulub tema õpirändele, et see on vähim, mis ta teha saab, et ta annab tagasisidet. Ja teil on võimalus ka, ütleme, lepingusse kuhugi tingimustesse öelda seda, et kui osaleja ei täida seda tagasiside küsimustikku, siis tal tuleb see toetussumma ka
kas osalises või täismahus tagasi anda, sest see ei ole tema individuaalne raha, millega ta võib teha, mida ta tahab, vaid see on avalik raha ja see on oluline seda heaperemehelikult kasutada ja selle kohta ka tagasisidet anda. Nii, et kui te siiamaani olete rohkem kokku puutunud selle lehega, mis on õpiränne üld- ja blablabla hariduses, siis nüüd tuleks teil hakata, te saate ka seal käia, muidugi te saate vaadata sealt teatud kestusi ja võib-olla ka programmiriike, aga nüüd tuleks teil hakata käima seal toetuse saaja lehel rohkem. Aga kui ma nüüd lähen sinna lehele, kas ma siis pead uuesti jagama. On ka, jah. Et siis ma jagan teiega seda õiget lehte. Nii, ma olen kuskil. Nii, lõpeta jagamine. Jagan uuesti. Nii. Et siit te leiate praktiliselt. Näita, kuidas sinna jõuab. Kõik on. Sinna jõuab niimoodi, et te avate paremast ülevalt nurgast menüü ja siis te vaatate kõige vasakpoolsemat tulpa ja seal eelviimane on toetuse saajale ja te valite just selle valdkonna, mis on teie jaoks oluline, ehk siis üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektid. Ja siis avaneb teile selline lehekülg. Siit on ka üks koht, kuhu te jõuate programmijuhendisse, sinna jõuate te ka sellelt teiselt lehelt, mis ma enne mainisin, kus te olete rohkem käinud. On eraldi kvaliteedistandardid välja tuua, aga teie taotluses, ütleme, kui te ei ole akrediteeritud, siis teie akrediteeringutel oli ka kunagi, aga teie taotluses on need kvaliteedistandardid ka, aga kui näiteks, ma ei tea, kohe ei leia taotlust üles, siis saate kodulehelt neid standardeid vaadata. Siin on õpirändes osalejatega seotud dokumentide vormid, millest te reaalselt, kui kõik ideaalselt toimib, peaksite siis kasutama nendel erilistel juhtudel seda osalejaga lepingut, et teised vormid alates siis 2025 tegelikult te peaksite kätte saama beneficiary moduli kaudu. Aruandlust kõik puudutav, kuigi ma panin teile ka ettekandesse keskkonnalingi ja kasutusjuhendi lingi, aga saate alati sinna kodulehelt osaleja ankeedi näidis, seesama, et kuidas eestikeelseks teha ja meil on ka lühiajaliste projektide selline tõlgitud aruandlusvorm. Kuna see aruanne on nagu, et siin nüüd akrediteeritud lepingu lõpparuande vorm on teistmoodi, et see ei ole üks ja sama. Aga nende akrediteeritudega me suhtleme niikuinii eraldi veel ka. Siis on siin neid, et kui te kasutate rohelist reisimist või kaasamistoetust, siis nagu just organisatsioonile, siis lõpparuandega lähevad need deklaratsioonid kaasa, nende vormid on siin. Siit saate, kuidas kalkuleerida sellele kalkulaatorile, kuidas reisivahemaad kalkuleerida, näiteks kui teil muutub mõni sihtkoht, kuidas töötada toetavate organisatsioonidega, kuidas korraldada individuaalset õpilaste õpirännet ja logod, oluline logod, et õiged logod oleksid kodulehel ja et üldse info selle kohta, et te osalete Erasmuse projektis, oleks kodulehel olemas. Et need on laias laastus, et siin on muid asju veel, aga need olid nagu põhiasjad, et ma seda. Ja siin on teil ka, jagan siis uuesti seda esitlust. Nii. Nii. Jah, väga hea.
Siis siin ma lihtsalt ongi nimekiri sellest, et mida te sealt leida võite. Et äkki see aitab kedagi ülevaade. Nii, ja nüüd ma pean, nüüd on meil pausini vist praktiliselt ei olegi aega, aga töötamine toetavate organisatsioonidega. Toetavad organisatsioonid on tavaliselt sellised organisatsioonid, kes tegelikult, kellel ei olegi tihtipeale mingit oma tegevusala, vaid nad töötavadki sellega, et nad tegutsevad Euroopa projektide heaks või teenivad nagu raha selle pealt, on minul mulje. Ja tegelikult ei tohi kellelegi teisele pea neid põhiülesandeid üle anda, et tavaliselt nad otsivad näiteks, ma ei tea, neid kohti, kuhu minna töövarjutama väga tihti. Et palun, mis on nagu oluline, et kui teil on selline organisatsioon, kuhu te ei lähe, kes ei ole teie vastuvõtja, kes ei ole see, kus te reaalselt teete töövarjutamist või reaalselt, ma ei tea, käite õpetamas, vaid see on keegi, kes, ma ei tea, teid kuidagi abistab ja võtab selle eest raha, siis see organisatsioon peab ka olema teie lepingus sees. Et see on oluline info, et te ei saa neid kasutada ilma selleta, et ta ei oleks selles agentuuri ja teie kooli või lasteaia vahelises lepingus, siis on nagu 3 organisatsiooni selle lepinguga seotud. Et see on ei ole seaduslik neid kasutada ilma neid ära märkimata. Ja ei ole vastu võtnud või see toetav organisatsioon ei ole ei reisibüroo, ei ole teie vallavalitsus, ei ole keegi, kellega te teete mingi looduskeskus, kellega te teete sisulist koostööd õpilaste õpirände raames. Et need on ikkagi tavaliselt ilma konkreetse tegevusalata nagu eurorahadest toituvad vahendavad organisatsioonid on. No kindlasti see ei piirdu sellega, aga nagu minu arusaam on nagu selline. Ja oluline on siis, kui te kasutate neid, võtka meiega ühendust enne lepingu sõlmimist. Või kui teil poole pealt tekib vajadus kasutada, siis tuleb teha lepingu muudatus. Nii, aeg on läbi, aga ma arvan, et mul on nii palju, et teekond lepinguni, mul on nagu mulje, võib-olla osad ootasid seda tänast üritust, aga kui te tahate raha saada, on vaja meile edastada lepingu koostamiseks andmed. Nägin, et väga palju andmeid on veel puudu. Link oli otsuskirjas, kuhu te panete need andmed. Akrediteeritudel on kindel kestus, alati algus- ja lõpp-projektidel. Tavaprojektid võivad valida siis juunist kuni detsembri lõpuni ja te ei pea jääma selle perioodi juurde, mis oli valitud taotlusest, te võite seda natukene muuta. Ja kui te tahate kiiresti raha saada, et teil on siin juulis juba õpirändeid, siis peate teada andma, lepingute sõlmimist on palju ja selles mõttes, et me peame teadma, kellel on kiire. Kõigil osalejatel on võimalus juurdepääsuks OLS-ile ehk Online Language Support, kus saab hinnata oma keeletaset, kus saab keelekursusi läbida. Siin on kõik otselingid. Partnerite leidmisest räägib meile Edwinning, aga meil on ka kiirendi. On sellised rahvusvahelised üritused, mida korraldavad agentuurid, et osalege nendel, kui teil on vaja partnerit leida. Ja siin on ka veel lingid nendele lõpparuannet puudutavatele asjadele. Ja siin oleme meie siis oma nimede ja nägudega ja kontaktandmetega. Et suhelge oma kontaktisikuga ja nüüd teeme siis pausi kella 4-ni. Just. Et sirutage jalgu, mõtisklege, mis teil küsimused on, et te võite ükskõik mis teema kohta nüüd tagantjärele küsimusi küsida, et ei pea jääma nagu parasjagu räägitava piiresse. Ja võite ka pausi ajal chatti kirjutada. Just, et kes võib vastata ka pausi ajal. Jah, et kes ei soovi kuhugi minna kohvi võtma või nii, siis võib ka praegu on võib-olla vabam hetk meil vastata, et siis saate ilusti meiega dialoogis olla. Aga võib-olla on hea natuke pead puhata.
Kohtume kell 4.
Nii, kell on saanud 4. Ootame teid pausilt tagasi ja meil on hea meel anda sõna enda kolleegile Ülle Kasele, järelevalvespetsialistile, kes siis räägib toetuse kasutamise lepingust. Nii et Ülle, kui sa oled valmis, siis palun, ole hea. Tere, mina olen Ülle Kase toetuse või toetuslepingute ja järelevalve tiimist. Ehk ma räägin nüüd teile natukene kompaktselt sellest toetuse kasutamise lepingust, tema paarist lisast ja mida võiks silmas pidada siis ka meie poolt, nagu kuna teie lõpparuanded lõpuks jõuavad meile menetluse, siis oma kogemusest võib olla mingeid näpunäiteid või mis vigu võiks vältida. Juurde ütlengi siin, kinnitan seda asja, et lepingutega tegeletakse mitmed inimesed, tõepoolest andmikusse on andmed esitamata, laekumiste järjekorras kohe kiiresti kõike vormistatakse ja tehakse. Ma tean, et juba esimesed on juba toetussaajad ka kätte saanud. Aga lähme siis selle juurde, ma natuke tutvustan seda lepingut. Leping siis koosneb üldtingimustest ehk niisugune tema esimene osa, me nimetame teda lepinguks ja ülejäänud on lisad. On projekti tegevuste kirjeldus ja tema eelarve ehk see on see andmeleht. Siis on lisa 2 rahastamiskõlblikud kulud ja nende tingimused kirjeldavad tõendusdokumente. 3. lisa on kohandatavad määrad ehk ühikuhinnad. Lisa 5 erieeskirjad ja siis juba nagu Merike ütles, on näidised dokumentidest meie koduleheküljel. Leping jõustub siis selle viimasest allkirjastamise päevast, mis tavaliselt on meiepoolne allkirjastamine agentuuri juhi poolt. Ettemakse tehakse 30 päeva jooksul lepingu jõustumisest. See on kohustus. Ma võin kinnitada, et see makse jõuab teieni, ma arvan, nädala jooksul. Lõpparuanne esitatakse 60 päeva jooksul peale lepinguperioodi lõppemist ja meie kohustus on ära menetleda ja kanda teie jääkmakse 60 päeva jooksul peale lõpparuande laekumist, kui kõik läheb hästi ja mingit lisainfot võib-olla pole vaja. Küsimuste korral siis see aeg selle võrra pikeneb. Ja dokumenti peab säilitama 5 aastat alates jääkmaksest, kui toetus on üle 60 euro. Leping ise siis sisaldab mõisteid, räägib huvide konfliktist, mis on tundlikust teabest, eetika põhimõtetest, Euroopa Liidu väärtustest, andmete töötlemisest, logod, pildid, andmete hoidmine asjakohasena ja tingimused, millal lepingut saab peatada või lõpetada. Agentuuri peab alati teavitama, kui midagi takistab projekti elluviimist. Enne teavitame, räägime läbi, saame nõusoleku ja siis viime sisse lepingusse muudatused. Pöörduma peaks meie poole alati kirjalikud, sest suulised kokkulepped on tühised. Me võime nõustada või rääkida, aga mis puudutab juba lepingu tingimusi, siis kindlasti ikka kirjalikult. Ja viitamine projekti numbrile on, mis leiad andmelehelt, on kohustuslik, siis on ka meil lihtsam orienteeruda selle lepingu suhtes. Lepingut muudetakse selle pikendamiseks. Lepingu muutmine kirjalikult on vaja teha siis lisalepingu juurde. Kui muutub arveldusarve, kui on soov tõsta kaasamistoetust osalejatele üle 15% muudesse eelarve kategooriatesse. Kuidas siis projekti eelarve kujuneb?
osa tema sellest on nagu koosneb ühikuhindadel ja teine osa tegelikel kuludel. Ehk siin on nagu igal asjal on oma ühik taga ja tegelikud kulud. Kuna Erasmus programm juhendisse kui ka projekti toetuslepingusse koos selle lisadega on pea iga aasta viidud sisse mingisuguseid muudatusi, siis ma palun olla väga tähelepanelik kohustuslike dokumentide vormistamisel, allkirjastamisel, sest seal on ütleme nüüd 25. aastal on võrreldes 4. aastaga on muudatusi ja jällegi 24. on muudatusi võrreldes 23. aastaga. Nii et alati vaadake, kellel on mitmed projektid mitmetest aastatest, et üle need asjad kui oma lepingust. Siin juba küll kõik osalejad vist rääkisid, aga kõik tegevused peavad toimuma riigis, kus vastuvõttev organisatsioon on seaduslikult asutatud. Ja iga õpirände tegevus võib toimuda ainult ühes riigis. Ja nüüd sellest aastast ongi, et see antud säte kehtib siis vastavalt programmi juhendi tingimustele ka kursuste koolituste kohta. Et kes on uued tulijad, võib-olla ei tea, mis asi see on ühikuhind, siis projektis igal planeeritud tegevusele on nagu tükik ja pusle selles eelarves ja tal on nagu määratud juba ette hind, on ta siis kas üks osaleja päev, vahemaa, kursuse päev, et tal on nagu hind olemas. Ja siin peab meeles pidama, et see ühiku hind ei lähe kunagi kokku päris tegeliku kuluga. Et seda nagu ei maksa oodatagi. Vahel ta võib olla väiksem, vahel nagu suurem. Et eeltingimus, et need kululiigid oleks rahastamiskõlblikud, on see, et õpiränne tegelikult toimus. Korraldus, reisi ja elamiskulusid tõendatakse Europassi õpirändetunnistusega või muu tunnistusega, millel on siis loetletud tingimused nagu, mida siis peab see sisaldama kindlasti nime, tegevuse alguse lõpukuupäeva, õpiväljundeid, allkirjastavad, kes kui on saatjad, siis saatjate nimed ja kestus ka sellel samal tõendil. Eksperditel on nõutud siis vastuvõtva asutuse ühesõnaga, eksperditel ei ole sellist kinnitust nagu, aga eksperdilt on nõutud koolituse kava, mille allkirjastab siis vastuvõttev asutus ja ise ekspert. Kui ei ole töölähetus, siis osaleja ja toetussaaja vaheline toetuse kasutamise leping sõlmitakse. Nüüd rühmategevuse puhul ei ole sellist tunnistust, vaid on õppeprogramm, mis koostatakse juba koostöös, eks ole, selle teise vastuvõtva organisatsiooniga. See õppeprogramm sisaldab osalejate nimekirja koos saatvate isikutega, kus juures see nimekiri peab olema osalejate kohta nii saatvast asutusest või organisatsioonist kui vastuvõtvast. Kuna see on koos õppimine, õppeprogramm ise tegevuse ajakava, nende meetodid ning tegevuse alguse ja lõpukuupäev ja kinnitavad siis selle oma allkirjaga nii saatev kui vastuvõttuv organisatsioon. Peale õpirännet õpirändel peab täitma osaleja aruande Prefisheri moodulis, rühma puhul teeb seda saatja. Nüüd siis natukene nendest eelarveridadest, et reisitoetus. Vaikimisi loetakse lähtekohaks
oma asutuse asukoht ja sihtkohaks sinna organisatsiooni, kuhu te lähete. Kui juhtuvad mingid erinevused, siis beneficiary moodulis tuleb see kindlasti lahti kirjutada, seal on olemas vastavad kommentaaride read. Iga vahemaa kohta siis kehtib ühiku hind vastavalt lisa 3 ja see katab edasi-tagasi sõidukulu. Keskkonnasäästlik reisimine on jalgratas, rong, buss, sõidu jagamine. Kohustus on säilitada ka sõidupiletid, kui need on. Ei kuulu siia hulka laev või lennuk. Ja tingimuseks on see, et reis on keskkonnasäästlik siis, kui suurem osa edasi-tagasi reisist läbitakse keskkonnasäästliku sõiduvahendiga. Vahemaa kindlaks määramisel, nagu ka tavareisi puhul on, kasutatakse veebipõhist vahemaa kalkulaatorit, mis on Euroopa Komisjoni lehel. Ja kui on kasutatud siis keskkonnasäästlikku reisimist, siis tuleb vormistada ka osaleja allkirjastatud kirjalik kinnitus. Ka see vorm oli siis meil koduleheküljel. Ja rühmaviisilise puhul siis kinnitab selle teie asutuse siis esindaja. Nüüd ma ütlen siia juurde natuke, et aruannete menetlemisel on meil juhtunud seda, et vahel kogemata on vahemaad nagu võetud siis kalkulaatorist või ma isegi ei tea, võib-olla ka mitte kasutades kalkulaatorist on vahemaad valed, aga tänu sellele muutub tema ühiku hind. Ma selle sama asja nagu enne rääkisin ära, aga on veel, et meil on praegu väga palju jätkurende. Need otselendude võimalused on nagu muutunud piiratumaks ja on juhtunud ka selliseid asju, et toetussaaja kalkuleerib seda vahemaad niimoodi, et ta liidab kokku need jupid siis, kus ta tegi nagu vahemaandumise, et paneb nagu 2 lendu kokku. See ühiku hind ongi mõeldud sellepärast, et nagu lihtsustada nii toetussaajal kui ka ilmselt ka meil seda niisugust ühtset hinda nende puhul ja kõik mõõdetakse selle kalkulaatoriga nagu linnulennult, et siin ei saa midagi liita ega teha. Ja ma siin isegi tõin ühe näite, kus oligi nagu lennati Tallinnast Madriidi, aga vahemaks saadi nagu üle 3000 kilomeetri. Meil menetlejatel on nagu see nagu häirekell kohe teada, et ei, nii kaugele ei saa, et see juba küünib sinna Kanaari saartele nagu. Vabandust, mul kukkus hiir. Ja siit tuligi välja niimoodi, et toetussaaja oligi, tal oli jätkulend ja ta nagu liitis need vahemad kokku. Elamiskulude toetus. Arvutatakse jälle elamiskuludel vastavas riigis on nagu oma hind ja isiku kohta siis nagu korrutatakse see päevade arvuga, mis ta seal viibis õpirändes. Kõik tõendusdokumendid, see tõendusdokument ongi teil kõik nagu kõikide tegevuste peale identne, see sama toetus siia, mis reisikulude tõendamiseks kui ka elamiskulude. Tuleb meeles pidada seda, et õpirännete sisestamisel beneficiary moodulisse ei tohi tegevuse kestuse hulka arvestada reisipäevi ja on ka eriti kursuste puhul on selliseid, antaksegi välja tunnistus, mis sisaldab juba reisipäevi.
et neid ei tohiks seal olla. Et meie hindame selle tegevuse abikõlblikkust just nende andmete põhjal, et kas miinimumkestus on täidetud ja kindlasti reisipäevad sinna juurde. On lubatud lisada 2 reisipäeva, aga neid saab kasutada ainult siis, kui neid tegelikult kasutati. Mitte, et see on võimalus neid sinna lisada. Kui neid ei kasutatud, siis tähendab, neid ei kasutatud ja lisama ei pea. Või on võib-olla, nagu siin Soome reisid on üsna lühikesed, me saame sinna paari tunniga, siis saab arvestada niimoodi, et pool päeva sinna, pool päeva tagasi, lisangi 1 päeva juurde. No, korraldustoetus on jälle vastavalt tegevuse tüübile on oma hind, ühiku hind, kõiki neid saab vaadata lisa 3-st. Ja jälle tingimus on sama, et õpiränne on nagu täide viidud ja korrutatakse siis nende osalejate arvuga. Kaasamistoetus organisatsioonile on järgmine eelarve, kus antakse toetust vähemate võimalustega osalejatele, kui nad on osalenud teie tegevustes. Need on nüüd alates eelmisest aastast natukene tõusnud. Ja tõendusdokument on jälle eelpool nimetatud tõend ja kaasamistoetuse deklaratsioon, mille vorm on meie koduleheküljel. Kursuse tasud, kordan siin üle siis. Et kursuse tasud on selle õpirände eest, kus tegelikult osaleti kursuse eest, mille eest tuli maksta kursuse tasu. Nendest piirangutest rääkis Anne-Mai, aga kuna see piirang on nüüd esimest aastat, siis tõepoolest tuleb olla hästi tähelepanelik. Et üks osaleja üks kord ühe projekti või selle antud projekti jooksul saab käia kursusel, piirang on 10 päeva ja ühele koolitusele ühest asutusest saab minna 3 osalejat, konsortsiumist oli 10. Ja see kinnitus või kursuse tõend siis peab sisaldama osaleja nime, kursuse alguse ja lõpu kuupäeva, kursuse korraldaja allkirja ja juurde peab kuuluma ka kursuse programm. Ettevalmistavad kohtumised. Ka Anne-Mai juba rääkis. Maksimaalselt 3 osalejat ühele kohtumisele. See kohtumine peab toimuma kavandatava õpirände asukohas selles organisatsioonis ja tõendamine käib tõendiga päevakavana, millel on osalejate nimed ning osalejate ja vastuvõtja allkirjad. Nüüd me rääkisime põhilised ühiku hinnapõhised eelarveread. Ma jätsin välja keeleõppetoetuse, seda on väga vähe taotletud ja kasutatud, aga seda saate siis vaadata täiendavalt lisa 2-st. Ja siis on tegelikud kulud, kus saab toetust, kaasamistoetust nagu osalejale iseendale. See käib tema teenuste võib-olla või asjade kohta, mida peab õpirändes korraldama, mis on talle vajalikud selle õpirände jaoks ostmiseks. Toetatakse 100% nendest kuludest ja ka nende saatjate, tähendab, kui on osalejad ja tal on saatja kaasas, siis saab katta ka tema kulusid. Kuid sel juhul, mis puudutab nii elamiskulusid kui reisikulusid, ei saa tavapäraselt seal ühikurinna healt
ehk sealt siis tuleb nagu nad maha võtta ja hoopis olla siin. Ja need märgitakse kõik need kulud siis juba, kui täidate selle osaleja õpirännet sinna õpirände juurde. Ja siis tõendamegi arve- ja maksekorraldustega. Ja järgmised kulud on veel erikulude toetus, kuhu juurde kuuluvad suured reisikulud, finantseeritakse 80% ja need asendavad ka tavapärast reisitoetust, aga need on sellised kallid reisikulud, kus nad on kallid nende geograafilise asukoha pärast, et võib-olla on mingid piirangud sinna jõudmiseks. Ja 100% kaetakse siis veel näiteks viisa, elamisload, vaktsineerimine ja jällegi märgitakse aruandes osaleja juurde ja see on kulu tegelik summa. Ja siinjuures natukene ma ütlen jälle siia juurde, et kuna ongi meil neid jätkulende palju ja väga palju lende praegu toimub eriti Lõuna-Euroopasse läbi Türgi, siis siin tasub olla väga tähelepanelik korraldades neid, eriti õpilastega, et sinna on vaja, kuna ta ei ole Euroopa Liidu liige, eks ole, sinna on vaja ja Schengen ei kehti, siis ID-kaardist on vähe, seal peavad olema nagu või passid. Et ei juhtuks niisugust asja, et te korraldate ära, kõik on võetud, aga siis äkki juhtub nii, et ei olegi pass, et peate kavandades seda hästi meeles pidama. Et neid kulusid üldjuhul nagu passi taotlemise kulusid ei hüvitata. On olnud ka lõpparuannetes selliseid juhtumeid, kus deklareeritaksegi suuri kulusid selgitusega, et reisipiletid olid kallid ja ei mahu sinna ühiku hinna sisse. Üldjuhul me neid ei aktsepteeri, et tõepoolest need on nagu geograafilised eripärad. Siis lepingu ja lisa 5 on ära toodud logo, mida peaksite kasutama ja meeles peaks ka pidama seda, et kogu see Erasmus+ toetus ongi kaasrahastus. Et võib juhtuda ka nii, et tänapäeva nende hindade juures ei tulegi välja selle toetusega. Võib juhtuda, et äkki jääb isegi natukene üle. Et siin peab olema alati valmis, et asutas võib-olla peab ka ise natukene panustama juurde. Siis eri eeskirjad lisa 5 kirjeldab ka eelarve paindlikkust. Tegelikult teie eelarve ongi hästi paindlik, välja arvatud siis juhul, kui te olete taotlenud kaasamistoetust osalejale ja siis juhtub nii, et äkki seda ei olegi selles mahus vaja ja tahaksite sealt ära tõsta raha ja kui see ületab 15% sellest summast, siis peab kindlasti tegema eelarve muudatuse ja tehakse lepingu muudatus. Siis kirjeldab toetuse andmist osalejatele, kaasamistoetust osalejatele ja see võiks olla eelrahastatud, et need vähemate võimalustega osalejad siis ei peaks tundma nagu finantsilist muret oma õpirännete pärast. Räägib ka osalejate isikuandmete töötlemisest ja sellest teavitamisest ja räägib teavitamisest, levitamisest, nähtavusest. Korraldustoetust võib vähendada lõpparuande kvaliteedi tõttu, kui hinnatakse alla 60 punkti. Ja siis kirjeldab ka veebikeskkondade kasutamist, aruandluskeskkond, beneficiary moodul ja OLS. Tuleb samuti meeles pidada, et teil on kohustus kindlasti kõigile õpirännetest osalejatele pakkuda kindlustuskaitset.
agentuur omalt poolt teostab siis järgmiseid kontrolltegevusi. Lõpparuande kontrolli kohaldatakse kõikide lõpparuannete puhul, kõikidele projektidele. Täiendav dokumendi kontroll, mida teostatakse ka lõpparuande faasis, on kas juhusliku valimi abil valitud või tuldud järeldusele riski hindamise käigus. Siis on kohapealne kontroll tegevuste ajal, tegevuste järel ja süsteemi audit. Samuti kohalduvad ka agentuurivälised kontrolltegevused. Projekti elluviimise ajal või pärast seda võib auditeid viia läbi ka Euroopa pettuste vastane amet, Euroopa prokuratuur ja Euroopa kontrollkoda. Kokkuvõtteks ma siis tegin niisuguse väikese spikri, et õpirändeid tuleb sisestada beneficiary moodulisse enne tegevuste algus. Toetussaajal on täiesti kohustus oma lepingu järgi hoida andmed ajakohased. Samas nende sisestamine annab teile võimaluse jälgida ja arvestada ühikupõhist eelarvet, kuidas see kujuneb ja võrrelda neid tekkinud kulusid oma reaalsete kuludega. Tuleb samuti väga meeles pidada, et mis tahes õpitegevuse muutmisega võib muutuda ka ühine või ühikupõhine eelarve. Kui muutub koht, kui muutub tegevus või asukoht, tegevus, selle tegevuse pikkus, siis muutub kindlasti ka teie eelarve. Samuti peab meeles pidama, et see toetus, mis teile eraldati, on selline tinglik, aga ka maksimaalselt võimalik. Saate selle toetuse kätte täies ulatuses, kui te viite ellu need kavandatavad toetused või tegevused, mis teil olid taotluses. Aga siiski lõplik toetuse summa kujuneb vastavalt ellu viidud õpirännetele. Niisiis, enne õpirännet sõlmime osalejatega lepingud, kui tegevuse tüüp seda nõuab. Asutuse töötajad lähevad õpirändesse töölähetusega. Reisikulu, majutuskulu, kaasa saab päevarahad. Kursusele registreerime ennast. Hoiame projekti juures arveid ja nende kohta siis käivad maksekorraldusi. Kui kasutatakse keskkonnasäästlikku reisi, säilitame kõik sõidupiletid, kui see on asjakohane. Saame meid vastuvõtvalt asutuselt kinnituse osavõtmise kohta ja kontrollime juba koha peal, et see vastaks nõuetele ja seal olev info vastaks tegelikkusele. Kuupäevad tunnistusel ei tohi sisaldada reisipäevi. Ja kindlasti siis pakume kindlustuskaitset oma osalejatele. Aga see on lühidalt minu poolt kõik. Aitäh, Ülle. Ülle oli väga produktiivne ja tõhus, nii et meil on 10 minutit veel aega tegeleda siis toetuse kasutamise lepingu küsimustega. Et kas me rääkisime Üllega ennem, et kui kellelgi on küsimus, mida tahab mikrofonis küsida, siis see on hea võimalus küsida hetkel otse järelevalve spetsialistilt. Et see on nüüd see koht, et kui kellelgi on küsimus, siis palun võite oma mikrofoni lahti teha. Ma loodan, et te saate seda ise teha ja küsida siis otse laivis praegu. Kellel on soov küsida, võib tõsta käe üles, siis me näeme, et kas mikrofoniga kõik hästi. Tundub, et hetkel vist küsimusi pole.
Ülle, kas sul on mingeid mõtteid, mida sa tahaks jagada, mingid suurimaid muresid, mis on või lähme järgmise esitlusega edasi? Ma arvan, et lähme vist. Ma midagi siin nagu püüdsin nagu rääkida. Ja meil on üks küsimus. Panen kinni. Kas mind on kuulda? Ja, palun võib küsida. Jah, et ma kahjuks ei saanud varem tulla, et mul oli vaja ülikoolis käia eksamil. Et kas ma saan selle info kuidagi endale meili peale ka või et praegu see, mida ma ei kuulnud siin kõik, ma saan aru, et oli väga tähtis info, et kuidas ma selle saan endale. Ja, me saadame selle veebiseminari materjalid, sealhulgas siis järelevalvespetsialisti esitluse koos meie enda esitlustega meili teel ja see saab olema üleval meie koduleheküljel ka. Et kui ei midagi puudu, siis ei pea selle pärast muretsema, et saab järgi vaadata. Ja saab järgi vaadata ka hiljem, et kui nüüd suvel on puhkus vahel ja sügisel päriselt tegevuseks läheb, et siis saab tagantjärgi vaadata, et millest jutt oli ja millest täpsemalt lähtu enda tegevuste tegemisel. Selge, aitäh. Aga kuna meil vist küsimusi seoses toetuse kasutamise lepinguga pole, siis ma uuriksin, kas Kätlin, oled sa olemas meil siin juba? Jaa, täitsa olemas. Et siis me läheksime edasi sinu esitusega, ehk siis meil on nüüd, kui sa oled valmis. Jaa, absoluutselt. Okay, väga hea. Et siis ma saan sissejuhataja meie järgmise esineja, kelleks on Kätlin Valge, kes on siis eedwinningu projektijuht ja räägib meile natukene siis sellest, mis asi on eedwinning ja kuidas ta saab abiks olla siis partnerite leidmisel. Nii et lava on sinu. Aitäh sulle. Kas minu slaidid on näha? Peaksite nägema avaslaidi? Jah, kõik on hästi. Väga tore. See on alati see tehniline viperustega kohanemine ka, eks ole, et kas kõik on ikka ilusti näha. Väga tore, jagasin õiget asja. Tõesti, mina olen Kätlin, olen eedwinningu projektijuht Harnos ja täna põgusalt räägin teile, et mis põnev loom see eedwinning on ja kuidas ta saab olla abiks näiteks partnerite leidmisel. Kõigepealt siis väike tutvustus tõesti, et eedwinning on Euroopa suurim õpetaja kogukond ja koostöövõrgustik, mis toetab siis just veebipõhist rahvusvahelist koostööd. Ja ka projektõpet, milles saab siis erinevate klasside ja lasteaedade rühmade vahel teha ja ellu viia. eedwinningusse registreeritud üle 1,2 miljoni haridustöötaja 46 erinevast riigist ja Eestist suisa üle 5500 haridustöötaja. Ja 20 tegutsemise aasta jooksul on registreerunud Eestis üle 400 haridus- või õppeasutuse eedwinningusse. Ja tänase seisuga siis kasutab eedwinningut aktiivselt ligikaudu iga 5. üldhariduskool, iga 2. lasteaed ja iga 4. kutse- ja huvihariduskool. Nii, aga mis võimalused siis on õpetajal eedwinningus? Võimalus on jätkata koostöö tegemist ka siis, kui kõik on oma kodudes või distantsil või näiteks õppetöö toimub erinevatel ajaperioodidel, mis on näiteks hästi omane kutsekoolidele. Siis mobiilsusprojektide puhul, kui me teame, et reisivad ju ainult mõned õpilased, et see on ikkagi piiratud, siis eedwinningus saab õpetaja viia virtuaalsele rännakule kõik õpilased. Areneb nii digipädevused kui ka muud üldpädevused ja 21. sajandi õpioskused, näiteks kriitiline mõtlemine, loovus, koostöö ja suhtlemisoskused. Ja koostööd saab teha siis väga erinevate riikidega, kellega muidu koostöö tegemine oleks väga keeruline. Eedwinningus on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga ka majanduspiirkonna riigid, näiteks Island, Liechtenstein, Norra ja ka kandidaadiriigid, mõni põnevam näiteks nagu Albaania, Armeenia, Aserbaidžaan, Bosnia-Hertsegoviina, Tuneesia, Türgi, Serbia ja nii edasi. Et läbi sellise põneva koostöö areneb nii enda kui ka õpilaste maailmapilt.
Ja ühelt poolt on e-twinning selline lõbus, fun, lihtne vaheldus igapäevategevusele ja igapäevasele õppetööle. Aga teiselt poolt on see seotud õppekava eesmärkide täitmisega ja kohustuslike teemade läbimisega ja toimub põnevate veebipõhiste projektidena siis see tegevus. Ja õpetaja jaoks on e-twinning võimalus teha oma töö nähtavaks, kuna see platvorm, kus projektitöö toimub, on turvaline. Me jälgime, kes seal on kasutajad, igaüks sinna ei pääse, ainult haridustöötajad. Ja üldiselt toimub projektitegevus suletud keskkonnas ehk siis Twin Spaces nagu projekti klassiruumis, virtuaalses klassiruumis, aga õpetaja saab soovi korral teha ka oma lehed kõigile nähtavaks. Ja platvorm on püsiv, see on Eestis tegutsenud juba 20 aastat. See on raporteerimisvaba, pingevaba, aruandlusvaba ja täiesti tasuta haridustöötajatele. Nii, aga miks teha veebipõhist koostööd just? Toon veel esile selle, et see on väga süsteemne ja paindlik. Võimalik kasutada erinevate õppevormide puhul, kaasata saad kõiki ja just see, et see on seotud sinu igapäevategevusega ja sa saad olla selles täiesti autonoomne, et kuidas sa täpsemalt oma projekti ellu viid. Näiteks projekti kavandades sa saad täiesti ise õpetajana valida õppeaine, selle teema, millega seoses sa projekti teed. Valid vanuserühma, kas sa soovid lõimitult teha kuidagi nii, et on lasteaed ja põhikool näiteks koos või kuidagi teistmoodi. Valid ise oma partnerite arvu, valid partnerid, võid teha Eesti-sisest projekti, aga ka rahvusvahelist. Valid, kui pikk võiks see projekt olla, ühest päevast ühe aastani, et ükskõik kui palju, kuidas ise oled seadnud oma projekti eesmärgid. Valid kasutatavad meetodid, tegevused ja IKT vahendid. Kuidas e-twinninguga liituda? Liitumiseks tuleb ennast European School Education platvormil, kus siis e-twinningu projektitöö tegevus toimub, kasutajaks teha. Ja selleks sa vajad EU login kontot. Kui sa oled varasemalt teinud juba Erasmuse projekte, siis sul tõenäoliselt on EU login konto juba olemas, saad seda sama juba kasutada, sellega sisse logida. Kui see on sinu esmakordne rahvusvahelise koostöö võimalus, siis pead lihtsalt silmas pidama, et registreerimine ongi üldjuhul kaheosaline. Kõigepealt teed endale EU login konto ja seejärel liitud e-twinninguga. Ja meie Harno e-twinningu koduleheküljel on abiks ka juhendid, video ja PDF-idena, et kui jääd hätta, siis julgustan siit sinna pöörduma. Ja alati võid ka otse meile kirjutada, alati aitame. Nüüd näitan kiirelt ka mõnda võib-olla põnevamat osa, mis selle platvormi peal võiks täna sulle huvi pakkuda. Seal on selline koht nagu Connect, mille alt saad leida kontakte ja partnereid. Hästi lihtsalt ja loogiliselt on see üles ehitatud. Seal sa saad lisada endale juba tuttavaid kolleege sarnaselt nagu Facebookile, et saad kellegi endale kontaktiks lisada. Ja siis ka sirvida projektiideid, mis on juba loodud teiste õpetajate poolt, aga võid ka välja pakkuda enda ideid. Ja kui soovid näiteks projektipartnerid, siis saad välja pakkuda oma mõtte. Partner search on siis see koht, mis tuleb see trippmenüüst, kuhu peale vajutades tuleb sul ette selline vaade. Et kui hetkel juba lähed uudistama, siis sa tõenäoliselt näed ainult seda Erasmus+ kiirete filtrite vaadet, aga kui sa teed endale e-twinningu konto, siis avaneb ka e-twinningu filtrite võimalus sulle. Ja sisuliselt seal saadki surfata ringi, kasutades erinevaid filtreid vastavalt oma soovidele ja vajadusele postitusi. Kui sind midagi kõnetab, tahad ühendust, see on just see, mis on mulle, siis sa võid kirjutada kohe sinna postituse alla enda kommentaari, et soovin liituda projektiga või tahaksin just sind enda partneriks või siis kirjutada otse ESEF-i kirjakasti inimesele, ta saab selle kirja kätte. Ja teine variant on selle väike sinine kastikene add posting, kui sinna vajutad, siis sa saad lisada enda soovi ja teha ennast nähtavaks oma projektiga, et otsida partnerid liituma. Ja veel 2 sellist põnevat kohta, mida võib-olla tänaseks jagada sulle.
Learn ja Teach, mis on siis selle Connecti kõrval. Ühelt poolt sa näed erinevaid kursuse katalooge, konverentse, üritusi, sündmusi, webinare, nii kohapealseid kui ka veebis toimuvad sündmusi siis laias laastus ja need kõik on sulle tasuta. Ja teine on siis Teach all, mis on loodud just õpetajale juba sellised valmis tegevusplaanid, õppeplaanid, et sa juba saad minna põhimõtteliselt homne päev õpilaste ette nende tegevustega, mis on juba Euroopa õpetajate poolt loodud sulle. Erinevad õppematerjalid ja Project Kits on selline koht, kus on juba ka valmis mõned projekti näidised, mida ellu viia. Kui sa oled endale konto teinud, siis sa saad iga kell ka seda muuta, näiteks kui juhtub vahepeal, et muudad oma töökohta, lähed ühest koolist teise, ühest lasteaiast teise töötama, siis saad seda julgelt hõlpsalt ise teha. Ja oluline on jälgida, et kui sa oma profiili täiendad, et sul oleks kindlasti tehtud linnukene available for eTwinning projects juurde. Vastasel juhul ei saa sind lisada projektidesse, ei saa olla teistele nähtav. Vot, lühidalt ongi see platvormist ja soovin sulle uudistamist ja põnevat avastamist seal ESAP-is. Kui aga nüüd tekkis huvi eTwinningu ja selle vastu, mis me pakume, siis juba sel sügisel, oktoobri lõpus, novembri alguses, Halloweeni ajal me kutsume suisa 17 erinevast riigist õpetajad Tallinnasse kokku, toimub rahvusvaheline AI-teemaline seminar koha peal ja kuni 15. juunini saad kandideerida, et seal osaleda. Eestis saab 5 õpetajat seal osaleda. Jällegi, see on sulle täiesti tasuta, nii et kandideeri julgelt toetused.kul.ee taotluste menetlemise infosüsteemi kaudu. Ja kui tahaksid lähemalt teada, mismoodi eTwinningus tegutseda, siis tulekul on sügisel 2-päevased alustajate koolitused Tartus, Pärnus, Tallinnas. Registreerimise avame õppeaasta alguses, hiljemalt augustis. Ja mainin veel ka, et sellele seminarile, mis eelmisel slaidil oli, on oodatud ka täiesti algajad eTwinningus, et kui sa hetkel veel ei tea sellest midagi, siis see ongi sulle. Seal räägime lähemalt, mis see on ja kuidas see käib. Ja et olla kursis meie infoga, siis julgustan üles liituma meie uudiskirjasaajatega. Lubame, et ei spämmi sinu postkasti, saadame aasta jooksul 3-4 uudiskirja olulisemate sündmuste ja seminaride, kursuste, webinaride osas, mis lähenemas on. Ja kui sinu õppeasutuses on rohkem eTwinningust huvitatud õpetajaid, siis võid julgelt anda teada ja kutsuda endale koolitaja koha peale, kes justkui rätsep stiilis võime kohandada selle koolituse vastavalt siis teie vajadustele, kas teemegi platvormile registreerimist, uudistame seal ringi või rakendamegi esimese sellise projekti planeerimist üheskoos. Et kirjutage julgelt ja näemegi eTwinningus. Siin on siis rohkem infot, kust meid leida, Facebooki grupp eTwinning Eestis või Instagrami konto. Harno koduleheküljel on samuti kõik lähenevate sündmuste info olemas. Blogis saate lugeda kogemuslugusid, kus õpetajad on käinud välisriikidel seminaridel või siis jagavad inspireerivaid kogemusi, kuidas nad on projekte ellu viinud. Ja ka meie eTwinningu veebiseminarid on Harno YouTube'i kanalil täiesti leitavad. Need on minu minutid, suur aitäh tähelepanu eest ja näeme eTwinningus. Suur aitäh sulle, Kätlin. Ja lähmegi siit edasi. Education Estoniaga. Ma loodan, et Kai, sa oled siin ja oled valmis. Meie kolleeg Harnos Kai Koort on ka siis loodetavasti siin peatselt ja oleme palunud talle tulla meie veebiseminarile, et ta räägiks natukene Education Estonia tegemisest ja kuidas rääkida Eestist enda partneritega, kellega te enda õpirände tegevustes igal juhul kokku puutute, kas siis minnes ise õpirändele või siis võõrustades välisriigi kolleege ja õpilasi enda koolis ja lasteaias. Kai, kas sa oled olemas? Jaa, olen täitsa olemas.
väga tore, siis Lava on sinu. Väga tore, aitäh. Nii. Kõigepealt küsin, kas te näete minu esitlust? Jah, näeme küll. Kas näete seda esineja vaatest? Just. Väga hea. Siis tere ka minu poolt. Mina olen siis Kai Koort, jätsin siia ka nimeks Eeva Toome, seepärast et meil on Education Estonias siis 2 projektijuhti. Ja tahakski teile rääkida täna siis, mida meie teeme Education Estonias ja kuidas meiega saab koostööd teha. Ma väga loodan, et enamik teist on Education Estoniast midagi kuulnud, sellepärast et te tegelete juba väga rahvusvahelise tööga, koostööga ja selle jaoks tegelikult Education Estonia ongi loodud. Et meile endale meeldib ennast kutsuda selliseks Eesti hariduse välissuhtluse väravaks. Ehk siis mida me teeme, me peamiselt koondame siis erinevate haridusalast informatsiooni oma kodulehele. Meil on siis olemas blogi, meil on olemas kõik inglisekeelsed õppekavad, strateegiad, kõik, mis vähegi võiks välisdelegatsioone ja meie haridushuvilisi kõnetada. Et väga-väga palju informatsiooni on meie kodulehel olemas. Ja teine, mida me teeme, et kui meie kolleegid peavad minema välisesinemistele, suurtele lavadele rääkima, siis me aitame kolleege ka esitluste ettevalmistamisel, samamoodi ka teid, kui teil seda vaja on. Ja tõesti, me ise peamiselt jõuame vastu võtta siis selliseid ministeeriumi ja Harno tasandi delegatsioone ja tegelikult ka sellised meediaväljaandeid ja väga palju tulevad otse koolidesse, mida te kindlasti olete ise ka märganud. Et lihtsalt mõtlesin, et panen siia ka selle poolaasta statistika, et kui palju meil Education Estoniasse on siis päringuid tulnud. Et see on iga aasta tõusvas joones, on juba üle 100 sellel aastal. Tegelikult esmakordselt on tõusnud Korea esikohale, et siiamaani on olnud Saksamaalt kõige rohkem päringuid, et võib-olla te ise oma koolides märkate ka, et on nagu väga palju variatiivsemaks läinud, et ei ole kohta, kus Eesti vastu huvi ei tunta. Ja meil endale tundub küll, et see huvi ei ole raugemas, vähemalt praegu ei ole seda näha. Ja miks ma siia olen pannud, et me võib-olla ei realiseeri kõiki võimalusi, et küsitakse väga-väga palju rohkem. Mõnes mõttes me võib-olla saame aru, kui väike on Eesti, kui sa korraga äratad Lõuna-Koreas huvi või Brasiilias huvi ja kui iga delegatsioon ütleb, et ma lähen nüüd koju ja kutsun kõik oma sõbrad ka siia, siis see kohati on nagu ahaa, väga huvitav. Aga teisalt, mida suurem on meie võrgustik, mida rohkem on meil haridusasutusi, kes samamoodi aitavad neid delegatsioone vastu võtta, seda rohkem me saame seda huvi ära teenindada. Ja me ise küll näeme, et see on natuke selline ka julgeoleku teema, et tegelikult on väga tore, et need inimesed siia tulevad, nad tahavad rohkem meist kuulda. Et see on meile ka justkui pai, et kui palju te ikka igapäevaselt kuulete, kui hästi on Eesti hariduses igapäevaselt nende tegevustega toimetades, et siis see on väga hea, et selline väline pilk tuleb ja tuletab võib-olla meelde mingeid asju, mida me ise väga palju enam ei märka. Ja võib-olla konkreetselt siis, et kuidas meilt abi saab, et kui te lähete meie kodulehele, siis meil on olemas seal üleval selline lahter nagu toolkit, kus meil on olemas siis erinevad esitlused. Meil on olemas kutsehariduse, üldhariduse, tehnoloogiahariduse, kohe ma ütleks, et sügiseks on meil olemas ka alushariduse esitlus ja nüüd just mõeldes Erasmuse õpirändajatele oleme me teinud ka sellise esitluse nagu Eesti esitlus. Et meie sõnum on alati, et kui te räägite haridusest, rääkige Eestist ka või kui te räägite Eestist, rääkige haridusest ka. Ja ma ise olen neid slaide päris palju nüüd kasutanud, et kui ma räägingi, teeme neid nii-öelda keeleväänajaid, harjutame eesti keelt, räägin, et meil on kohe laulu-tantsupidu tulemas, meil on väga puhta õhuga riik, et see tekitab kohe sellist teistmoodi algus sellele esitlusele ja toob niisuguse toreda naeratuse näole nende gruppide osas ka. Ehk siis vaadake sealt kindlasti seda Eesti esitlust. Ja tõesti, neid esitlusi te võite kombineerida omavahel, panna oma kooli slaide sinna juurde või siis lihtsalt enda nagu harimiseks, et natuke vaadata, et kus mingid programmid on alguse saanud ja mida nad endas siis täpselt sisaldavad. Ja võib-olla tundub, et meie kodulehel on palju informatsiooni, et kus ma nagu kõige paremini info kätte leiaksin.
siis mina soovitaksin minna sellisele lehele nagu educationestonia.org/esineja, et sinna me oleme koondanud siis kõikvõimalikud materjalid, mis teid kui esinejaid võiksid aidata. Seal on siis tõesti need täisesitlused, seal on olemas videod, seal on olemas selline osa nagu 16 punkti, millega võiks arvestada, kui te külalisi võõrustate. Alustades, et mida te kõigepealt võiksite neilt küsida, kui need külalised juba tulevad, mis tunnet sa tahad nendes tekitada, kui nad ära lähevad, kui sa tahad päriselt sügavatesse koostööprojektidesse minnes, sa peaksid seda ütlema. Ja need 16 punkti on tegelikult tulnud meil sellistel ühistel võrgustikuüritustel. Üks võrgustikuüritus me tegelesimegi mõjusa esinemisega ja selle põhjal me siis need 16 punkti panime. Et vaadake kindlasti seda lehekülge ka, kui te ei ole juba vaadanud. Ja siis, kui juhtub, et te tahaksite natukene rohkem see välissuhtlust oma koolidesse, et väga tihti nad jäävad siia Tallinnasse või Tallinna lähiümbrusesse. Meie enda soov on küll, et nad tõesti jõuaksid igale poole, et me ise ütleme küll, et üle Eesti on meil väga hea haridus, et minge ja avastage suurimaid ja väiksemaid mõisakoole ja kõike muud. Ja selleks, et nad teid üles leiaksid, üks variant on enda kool panna ülesse meie kodulehele. Et kui juhtub see, et me ise ei jõua delegatsioone vastu võtta, siis me kunagi ei jäta neid ripakile, siis me kõigepealt jagame seda school visit linki ja meie sõnum on alati, et võtke koolidega ühendust. Aga millistel tingimustel te neid koole külastada saate, kas te võtate teenustasu või mitte, et see jääb alati teie enda otsustada. Aga meie palve on küll, et kui te ennast sinna üles panete, et siis kindlasti vastake või siis soovitage naaberkooli või midagi, kus te teate, et nende eriala või nemad on just oma fookuse sättinud mingile konkreetsele teemale. Et kaaluge seda ka. Ja võib-olla, kes on juba neid Education Estonia esitlusi kuulnud, siis täiesti uus asi, mis meil võime nüüd öelda, et on valmis, kuigi ta ei ole päris valmis, sellepärast meie eesmärk on alati, et ta ei saagi päris valmis. Me alati tahame sinna lisada uusi materjale, aga põhimõtteliselt ta on nii valmis, et me oleme valmis teda hakkama jagama. Sinna me oleme siis koondanud 1,5 tunni jagu erinevaid ekspertvideosid. Seal on poliitikakujundajad, seal on koolijuhid, seal on ülikoolide esindajad, seal on illustreerivad videod, milline näeb välja koolilapsepäev, milline näeb välja koolijuhi päev. Me oleme seda teinud koostöös haridustehnoloog Ingrid Maadverega just selle mõttega, et ta oleks selline sügav õppimine, et kõikide nende videode ja blokkide juurde me oleme pannud sellised lisamaterjalid, mis tõesti aitaksid sul sügavuti selle teema sisse minna, näha siis, mida need õpilased õpivad, mis need tagasiside küsitlused on. Et see on tõesti selline kursus, mida ükski visiit sulle ei anna, nii palju informatsiooni nii lühikese ajaga. Et ta on Udemy platvormil, see tähendab, et siin pildi peal on küll kirjas, et see maksab 29,99, aga kui ma hiljuti vaatasin, siis see hind oli juba 9,99, ehk siis ta natukene liigub. Aga kui teil külalised käivad, siis väga soovitame, et jagage nendega seda kursust ja vaatame, kuidas selline jagamise variant laias maailmas lendama hakkab. Ja siin on siis QR-koodid. Pärast te saate selle esitluse ka, aga kui teid juba huvitab, et see suurem QR-kood viib siis teid selle kursuse lingi juurde konkreetselt ja see väiksem siin all on siis tegelikult teile, kui te juhuslikult peate päris palju seda Eesti haridust tutvustama ja teil on huvi seda kursust vaadata, siis kõikidele nendele haridusvaldkonna inimestele, kes väliskülalistele Eesti haridust tutvustavad, on see kursus tasuta, aga siis te peate täitma väikese vormi, et mis teemadel te neid hariduse tutvustusi tegema peate ja te tõesti saate siis eluaegse ligipääsu sellele aina kasvavale kursusele. Ja võib-olla minu viimane üleskatse ongi see, et kui te juba ei ole liitunud meie haridussaadikute võrgustikuga, siis tehke seda. Kui te ei taha panna üles oma kooli tutvustus meie kodulehele, aga tahaksite käia näiteks meie võrgustiku kohtumistel, siis võite ka sellest alustada, võite ka panna linnukese, et te tahaksite esmalt lihtsalt uudiskirja saada. Meil on siis samamoodi uudiskirjad eesti keeles, 2 korda aastas ja palju tihedamini tegelikult inglise keeles. Et võite ennast uudiskirja saajaks panna
Ja ma võin juba välja hõigata, et meie järgmine haridussaadikute võrgustiku kohtumine toimub 2. oktoobril Pärnu Kutsehariduskeskuses ja fookuses on PISA, sellepärast et me näeme, et enamus neid delegatsioone tulevad ikkagi seda PISA edu uurima, et mida te siis teete, kuidas te neid PISAks treenite. Ja siis me mõtlesime, et äkki me siis võtamegi selle aja ja räägimegi täpsemalt, et mis selle PISA edu taga on ja mida see PISA tegelikult üldse näitab. Et kui teil on huvi, siis tulge meiega 2. oktoobril Pärnusse. Aga aitäh minu poolt. Suur aitäh, Kaile. Oli väga huvitav. Nii ja meie maraton veebiseminar ongi lõppemas. Meil on jäänud 5 minutit lõpuni ja siinkohas ma tahaksingi öelda, et lõpetame salvestuse nüüd ära. Ja kasutaks seda 5 minutit selle jaoks,